palun lavale erakonna esimehe Urmas Reinsalu. Tere tulemast! Tere tulemast kõigile vanadele sõpradele ja tere tulemast kahekordselt uutele aatekaaslastele, nii erakonda kui siia saali. Mida me IRL-is teeme? Me ajame Eesti asja. See tähendab iga inimese argist pingutust ja panust selle nimel, et Eesti oleks meil elamiseks kõige parem paik. Koolipoisi ja tüdruku igapäevast tööd, et Eesti oleks tulevikus targem. Kaitseväelase, turvamehe ja päästja tööd, et Eesti oleks turvalisem. Poemüüja, bussijuhi ja töömehe panust, et iga ameti läbi loodud ühine heaolu teeks meie kõigi elu paremaks. See tähendab teie tööd, minu tööd, kogu meie rahva tööd. Eesti inimese kohusetundlik töökas elu ongi see Eesti asja ajamine, millest me kõneleme. Ja töö tegemine mitte niisama, vaid lähtuvalt mõtteviisist, et igal järgmisel päeval olla natuke parem kui eelmisel. Kuid pärast tööd läheme me koju ja kodu teeb koduks perekond. Oma pere eest hoolitsemine, üksteisele toeks olemine, laste üles kasvatamine ja lapselaste hoidmine on loomulikult Eesti asja ajamine. Töö ja kodu kõrval on inimese vaimne eneseteostus. Olgu see koorilaul või seltsitegevus, suhtlemine sõpradega, ühised hobid või ühised mõtted. Ja ühistegevus on samuti Eesti asja ajamine. Ja erakonna tegemine on samasugune ühislooming. Ma ütlen teile suur aitäh selle eest, et te oma vaba aega ja energiat annate selleks, et meie aateid kaitsta ja edasi viia. Me seisame ühiselt selle eest, et Eesti oleks vaba, et meie perede jõukus kasvaks ja meil sünniks rohkem lapsi. Me töötame selle nimel, et mitte kedagi ei jäetaks maha ja et Eesti oleks meile kõigile elamiseks parim paik maailmas. Ja me oleme eestimeelsed ja me julgeme seista nende muutuste eest, mis parandavad Eesti rahva elukvaliteeti. Ja me oleme tingimusteta vastu kõigele sellele, mis ohustab Eesti vabadust. Iga erakond kaitseb oma aateid poliitilises võitluses. Kõigepealt kohalikest valimistest. Kohalikele valimistele läksime üle-eestilise positiivsete muutuste programmiga, mille aluseks oli ülemaaline küsitlus ja meile vastas 30 000 inimest üle maa. Inimesed ütlesid, et olulised on perede turvatunne, laste haridus, tasuv töö. Ja paljud inimesed toetasid meid nendel valimistel, sest muutusi, mis teevad inimeste elu paremaks, on vaja teha. Ja muutuste läbiviimine ongi poliitikute ülesanne. Meie kohalike valimiste tulemusi on võimalik hinnata mitme nurga alt. Esiteks, meil läks halvasti. Nendes kohtades, kus me ei olnud oma nimekirjaga väljas. See on väljakutse tulevikuks, sest kui me ei ole oma nimekirjaga kuskil vallas väljas, siis meie poolt ei saagi ju hääletada. Teiseks, meie jaoks oli kindlasti kõige tõsisem väärtuskonflikt korruptsioon Tallinnas. Näitasime selgelt nendel valimistel, et korruptsioon ja inimeste elukvaliteet on seotud. Et see pole küsimus ainult moraalsest valikust, vaid ebaaususel on hind, mille maksavad kinni ausad inimesed. Jah, Savisaar ostis linna rahaga tehtud kampaanias endale pileti veel 4 aastaks, kuid me andsime talle korraliku lahingu. Ja sõda ta võitnud ei ole. Ma tänan Eerik-Niiles Krossi, kõiki meie Tallinna 230 kandidaati ja kõiki kampaania abilisi Tallinnas. Me juhime Tallinna opositsiooni ja ei kavatse ebaausust ega Eesti vastasust pealt vaadata. Ja kindlasti
peame Riigikogus seadusega saavutama selle, et taoline häbitu linnarahaga kampaania tegemine tulevikus võimalik ei oleks. Nüüd ülemaalistest tulemustest. 3 keskset märksõna. Esiteks, Isamaa ja Res Publica Liit säilitas omavalitsusjuhtide arvult võrreldes eelmiste valimistega liidrikoha. Meie ridadesse kuulub suurim arv volikogude esimehi ja vallavanemaid. Veel läinud nädalal liitus meiega Saue vallavanem Andres Laisk. Ja tema on tegus mees. Kõik tegusad omavalitsusjuhid ja meie ridades kandideerinud inimesed, kes täna ei ole meie erakonnakaaslased, on meie perre oodatud. Meil on veel mitu vaba kohta. Teiseks, suutsime valimised võita erakondade arvestuses 6 maakonnas 15. Keskerakond võitis 5 ning Reformierakond 4 maakonnas. Ning kolmandaks, kui 2009. aasta kohalike valimiste järel olime volinike mandaatide arvult erakondade arvestuses 3. kohal Keskerakonna ja Reformi järel, siis möödunud valimiste järel sai erakondade lõikes IRL esikoha 445 mandaadiga. Ma seadsin erakonnale läinud suve volikogul eesmärgiks 100 000 inimese toetuse kogumise ja me saime 108 000 häält. Ja me peame seda võtma kui suurt avanssi. Jah, valimised olid meie seni ametis olnud omavalitsusjuhtidele palgapäev. Aga teisalt on see veksel tuleviku ees, mis tuleb tõsise töörügamisega välja teenida. Ja edu ei tulnud niisama. Meil ei kingitud nendel valimistel mitte ühtegi häält. Kuidas meil õnnestus neid hääli saada? Esiteks, selged sõnumid. Teiseks, koos tegutsev meeskond. Ja kolmandaks, töökus. Sõnumitest. Esimest korda otsustasime, et teeme ka ülemaalise kohalike valimiste raamprogrammi ja see valmis Siim Valmar Kiisleri juhtimisel. Ja aluseks olid sellele 3 põhimõtet. Tasuvad töökohad, elukvaliteet ja aus omavalitsuste juhtimine. Teiseks, meeskonnast. Mul on hea meel, et suutsime teha erakondade lõikes kasvu nii nimekirjade arvult kui kandidaatide arvult. Kokku läks meil välja 2009. aasta 132 asemel 174 nimekirja ning kõigi aegade rekord 2217 kandidaati. See on suur jõud ja ma tänan kõiki selles töös osalemise eest. Me suutsime välja panna nimekirjad kõigis omavalitsustes, esmakordselt Lääne-Virumaal, Ida-Virumaal, Hiiumaal ja Raplamaal. Suur tänu teile! Nüüd sellest, mida õppida. Esiteks, nimekirjade kokkupanemine ja kandidaadikoolitus tuleb viia varasemaks. Teiseks, uus selge eesmärk erakonnale. Ei ole mingit kahtlust, et me suudame 2017. aastal minna välja kõigis omavalitsustes oma nimekirjaga. Ja kolmandaks, professionaalne pühendumus. Pea kõigis piirkondades on nüüd valitud uued juhatused ja esimehed. Ja ma pean väga tähtsaks, et eriti praeguses pingses valimisveelses situatsioonis on paigas selged vastutused ja töölõigud. Edu jaoks ka järgmistel valimistel on 3 keskset märksõna. Selged sõnumid, koos tegutsev meeskond ja töökus. Kõnelegem nüüd sellest, kuidas oleme Eesti asja ajanud 2 aasta jooksul üleriigilises poliitikas. Ja meie liin on olnud väga selge. Esiteks, hoida Eesti riik eestimeelse poliitika kursil. Teiseks, mitte lasta meie majandust ega riigi rahandust kraavi. Ning kolmandaks, tegeleda nende muutustega, mis on vajalikud selleks, et Eesti perede elujärg paraneks. Eestimeelse poliitika vallas on mul hea meel, et me ei ole teinud mingeid kompromisse rahvusliku julgeoleku vallas. Me suutsime saavutada 2% taseme kaitsekuludele. Me ei kavatse muuta meie kodakondsuspoliitika põhimõtteid. Ja me viime järk-järguliselt gümnaasiumihariduse Eestis üle eesti keelele. Hiljutine katse Tallinna Vene Lütseumis hakata haridust andma vene õppekavade järgi näitab, et peame olema jätkuvalt otsustavad. Eesti riigis peab maksma Eesti seadus.
Nüüd piirilepingust. Isamaa ja Res Publica Liit on seisnud, seisab ja jääb ka tulevikus seisma õigusliku järjepidevuse põhimõtte eest. Tartu rahuleping koos selles sisalduva artikkel 2, mis tähendab Venemaa tingimusteta loobumist ülemvõimust Eesti üle, jääb Eesti riigiõiguses maksvaks. Piirijoone kokkulepe on meie julgeoleku huvides ja seetõttu peame Eesti rahvuslikust julgeoleku huvist tulenevalt pragmaatiliselt otstarbekaks piirijoone leppe sõlmida. Sest kõik, mis suurendab meie julgeolekut suhetes Venemaaga, on otstarbekas ja vastupidi. Teiseks, majanduse korras hoidmine. Me oleme väike laev keset maailma majandust. Meie tänased majandusnäitajad võrreldes 2 aasta taguse ajaga annavad pisukest kindlust. Registreeritud töötus on vähenenud 17 000 inimese võrra. Keskmine brutopalk on 2 aasta arvestuses tõusnud ligi 80 euro võrra. Kuid samas, majanduskasvu 1% ei anna mingit põhjust rahuloluks. Olen kindel, et inimesed ei soovi kuulata numbreid ja statistikat. Nad küsivad õigusega, kuidas see kõik peegeldub minu rahakotis. Seega, inimeste sissetulekute kasvupoliitika on meie kõige tähtsam praktiline ülesanne ja see lähtub selgetest maailmavaatelistest seisukohtadest. Esiteks, jõukust loovad tööd tegevad inimesed ja ettevõtjad. Maksude kasv ei suurenda jõukust. Eesti ettevõtluskeskkonna aluseks on vaba turu põhimõtted. Ja seda põhimõtet püütakse üha rohkem maailmas kahtluse alla seada ja ma ei ole sellega nõus. Eestis tuleb edendada ja tuua hoopis esilev ettevõtliku meelelaadi. Selleks tuleb anda väikeettevõtetele rohkem võimalusi. Ma teen ettepaneku ettevõtliku vaimu esiletõstmiseks ja ettevõtlike inimeste tunnustamiseks panna alus Eestis ettevõtjate päeva tähistamise traditsioonile. Ja me tunnustaksime neid ettevõtjaid, tänu kelle makstud maksudele toitub riigieelarve ja on võimalik aidata abivajajaid ning pakkuda avalikke teenuseid. Mis on kõige olulisem, inimesi tuleb julgustada ettevõtluses osalema. Turumajanduses on toimivate lahenduste leidmise aluseks julgus. Julgus unistada ja katsetada. Ja ebaõnnestumised käivad eduga käsikäes. Ning elu viivad edasi need, kes alustavad uusi asju vaatamata sellele, et on risk läbi kukkuda. Teiseks, kõige olulisem pikaajaline heaolupoliitika on haridusse investeerimine. Just haridusele võrdne ligipääs loob võrdsed võimalused. Võrdsed võimalused selleks, et pole vahet, kas sünnid maal või sünnid linnas, kas sünnid lasterikas peres või ainsa lapsena, kas sünnid rikkas või vaeses peres. Kõigil peab olema aus stardijoon. Ja kui õpid korralikult, teed ausalt oma tööd ja jälgid ausa mängu reegleid, siis peab kõik sõltuma sinust enesest. Seetõttu kehtestasime täies mahus tasuta kõrghariduse seaduse eelmisest sügisest koos vajaduspõhiste õppetoetustega. See on meie arusaam inimkesksest poliitikast. Kõigil meil on võimalus ja mitte kellelgi ei ole teed ees kinni. Oleme üldhariduse kaasajastamise kaudu loonud avaramad võimalused koolidele oma elu planeerimiseks. Riigigümnaasiumid on Jaak Aaviksoo juhtimisel edukalt käivitunud ja nende loomisega igasse maakonda tuleb jätkata. Konkurentsivõimeliste gümnaasiumide kõrval on meie jaoks keskne toetada kodulähedast põhikooli. Ja meie sõnum on selge. Kool ei tohi kodust jääda enam kui poole tunni tee kaugusele. Me saime uudised, et Eesti põhiharidus on maailma tipus. Ja see on hea uudis. Ja meie vastus sellele on, et uute nõuetega peame ka kõrghariduse ja gümnaasiumihariduse vallas selles suunas liikuma. Järgmise 7 aasta Euroopa Liidu vahendite jagamise plaani keskne eesmärk on konkurentsivõime tõstmine. See tähendab seda, et peame meie rahvuslikku majandust arendama. Eesti ettevõtted peavad suutma müüa parema hinnaga kaupu ja teenuseid. Siis on neil rohkem tulu ja seeläbi tõusevad meie inimeste sissetulekud. Riik peab seda aitama läbi innovatsiooni, infrastruktuuri ning rahvusliku tootmise toetamise. Tänaseid jõukaid riike iseloomustab rahvuslik kõrgtehnoloogiline tootmine.
olgu siis Lõuna-Koreas, Rootsis või Kanadas. Ja ka meie peame lisaks teenuste valdkonnale toetama IT-arendust enam tehnoloogilises tootmises, mis majanduse tegelikule kasvule veab. Sest tasuvad töökohad tulevad tänapäeva maailmas kõrgtehnoloogilisest tootmisest. Ettevõtlustoetustega peab kaasnema kohustus luua kõrgema sissetulekuga ehk ka suuremat lisandväärtust loovaid töökohti. Riik peab võtma prioriteediks rahvusliku kõrgtehnoloogilise tootmise. Kuid kõneledes majandusest, ma tahan rõhutada, et me ei ole kunagi olnud ratsarikkaks poliitikat lubav erakond. Me usume inimesse, sellesse, et kui on loodud võimalused ja kehtivad ausad reeglid, siis inimesed läbi oma ettevõtlikkuse ja õpitud ametite suudavad luua väärtusi. Aineline ja vaimne areng ei ole vastandid. Mõlemad rajanevad inimese loovusel ja sünnivad läbi pingutuse. Ainelised väärtused on vajalikud, et oma peret elatada ning kindlustada Eesti rahva tulevikku. Ja vaimsed väärtused teevad meist paremad inimesed. Järgnevalt kõneleksin praegusest poliitilisest olukorrast. Riigikogu valimisteni on jäänud aasta ja paar nädalat. Ma hindan kõrgelt senist koostööd Reformierakonnaga, kellega koos oleme suutnud langetada otsuseid, mis pole olnud kerged, kuid mis on Eesti tuleviku huvides olnud vajalikud. Eestil on olnud eestimeelne ja aus valitsus. Pean oluliseks, et me teeme Riigikogu valimisteni jäänud aja jooksul ära tõsise kodutöö. Minu ambitsioon on lihtne. Meil peab olema parim valimisprogramm ja see peab olema ratsionaalne, tabudevaba ja ennekõike rajanema meie väärtustel. Meie jaoks on Eesti tuleviku kujundamisel 2 keskset põhimõtet. Esiteks, eestimeelsus. IRL-i seisukoht on, et me teeme asjalikku koostööd kõigi eestimeelsete erakondadega. Ma tervitan kõiki uute erakondade loojaid ja entusiaste, ega suhtu neisse suugi üleolevalt. Kuid ütlen siin välja, et Edgar Savisaare juhitud Keskerakonna poliitika ei kanna endas eestimeelsust. Kui vaadata kohalikke valimisi, siis kui läinud oktoobris oleks olnud Riigikogu valimised, oleks Keskerakond need võitnud. Ja see on ohumärk, mida ei tohi alahinnata. Valijate ees on selged valikud, millele peab vastused andma. Kas Eesti on idas või läänes? Kas jõukus läbi ettevõtlikkuse või maksutõusud? Kas ausa mängu reeglid või ringkäendus? Kas tugev Euroopa või jõuetus või tahtmatus seista vastu Venemaa huvidele? Järgmistel 2 valimistel, nii Euroopa Parlamendi kui Riigikogu valimistel, otsustatakse Eesti tulevikusuuna üle. Ma tuletan meelde, et Keskerakond ütles Euroopaga ühinemisele ei ja näeb oma praktiliste sammude läbi Eesti tuleviku Venemaa mõjusfääris. Pole mingi saladus, et Venemaa surve kasvab. Seatakse piiranguid kaubavahetusele ja korraldatakse provokatiivseid sõjaväemanöövreid. IRL on selgelt vastu Venemaa mõjusfääri laienemisele nii Euroopas kui Eestis. Me toetame Euroopa Liidu ühtset majandus-, kaitse- ja välispoliitikat, sest Eesti üksi ei suuda globaliseeruvas maailmas enda eest seista. Keskerakond soovib kogu Eestit juhtida nagu Tallinna. Korruptiivselt, populistlikult ja ida poole vaadates. Meie oleme kindlad, et Eesti on läänes. Ja meie nägemust heaolust on stabiilne majanduskasv, parema palgaga töökohad ning me oleme vastu majandust pidurdavale korruptsioonile. Üks oluline valik on erakondade reformisuutlikkus. Eesti riik ei ole valmis. See on väga ohtlik mõtteviis, kui seda püütakse levitada. Kui seisame paigal, siis tegelikult võrreldes teiste riikide ja rahvastega me läheme tagasi. Eesti vajab reforme, kuid nende reformide eesmärk ei saa olla muutused institutsioonide pärast. On hetki, kus otsustamatus tähendab, et inimestest ei hoolita. Meie jaoks on oluline see, et meie partnerid on valmis viima ellu tulevikus selliseid hoolivaid reforme,
mis aitavad parandada Eesti inimeste elukvaliteeti nii, et Eesti riigi ülalpidamine on meile ja meie lastele ka tulevikus jõukohane. Niisiis, eestimeelsus ja elukvaliteedi kasv. Neid põhimõtteid sisustades oleme valmis Riigikogus ka tulevikus Eesti inimesi esindama ja kui inimesed meid usaldavad, siis ka 2015. aastal valitsuse moodustama. Oluline on, et erakondade poliitiliste kavatsuste osas valitseks selgus. Peame täna andma lähteseisukohad nii meie Euroopa Parlamendi valimiste kui Riigikogu valimiste programmi tarbeks. Täna on suurkogul rida avaldusi, mis puudutavad reaalseid riigielu küsimusi ja suurkogu lõpul kujundame nende suhtes oma seisukohad. Me taotleme riigikaitses liitlaste kohaloleku suurendamist. Me seame eesmärgiks Eesti põllumajanduse rahvusvahelise konkurentsivõime kasvu. Ma teen täna Riigikogu erakondadele ettepaneku asuda korrastama Eesti omavalitsussüsteemi lähtudes põhimõttest, et omavalitsus peab olema võimeline täitma talle juba kehtivate seadustega pandud ülesandeid ning aktiivselt osalema ettevõtluskeskkonna ja kogu piirkonna arengu kujundamisel. Ja ma pean täiesti teostatavaks, et omavalitsusreformiks vajalikud otsused teeb Riigikogu nii, et 2017. aasta oktoobris saavad kohaliku omavalitsuse valimised toimuda juba uuenenud omavalitsuskorraldusega Eestis. Milline on meie seisukoht viimasel ajal palju poleemikat tekitanud kiirlaenude suhtes? Me ei pea vastuvõetavaks olukorda, kus mõtlematult võetud ebamõistlike tingimustega laenud viivad inimesi väljapääsmatusse võlatsüklisse. Kõrgetest intressimääradest ja nendega seotud kuludest tulenevalt on tegemist väga riskantsete rahastamismoodustega. Seetõttu peame tarvilikuks, et kiirlaenude andmisele ja reklaamimisele kehtestatakse Eestis rangemad reeglid, ennetamaks mõtlematust laenamisest tulenevate probleemide kuhjumist. Me peame vajalikuks kaaluda nii ülempiiri seadmist kiirlaenude kulukusele kui võla sissenõudmisega seotud kuludele. Et meie rahvas kasvaks, peab meil sündima rohkem lapsi. Selleks on vajalik perede turvatunne, et laste kasvatamine ei viiks peret vaesusse. Ja seda eesmärki peab teenima meie haridus-, sotsiaal- ja tööpoliitika. Et meil sünniks rohkem lapsi, oleme võtnud praktiliste sammudena kasutusele kodutoetused suurperedele, me suurendame järk-järgult lastetoetusi suurtele peredele ning rakendame vanemapensioni. Kuid rahvaloenduse andmetel on lastega perede osakaal Eesti ühiskonnas viimase 10 aastaga vähenenud. Ja me kutsume täna siin saalis Eesti ühiskonda üles arutlema perevalimiste põhimõtte kehtestamise üle põhiseaduses. Meie seisukoht on selge. Lastega perede mõju peab kasvama, mitte ei tohi kahaneda. Kui räägitakse Eesti suurest eesmärgiks, siis mina ei sõnastaks neid institutsiooni või asutuse keskselt nagu NATO või Euroopa Liit. Minu meelest on tulevikku vaadates meie ülesanne number 1. Suur visioon, see, et Eesti oleks lastega perele elamiseks parim paik. Ja see tähendab vastuseid küsimustele, et lastel oleks Eestis kättesaadav hea lastehoid ja haridus, et vanematel on võimalus saada tasuv töökoht, et perel on kättesaadav võimalus eluasemeks. Parim sotsiaalpoliitika on töö ja hariduspoliitika, kuid paljude tööd tegevate inimeste madalate sissetulekute küsimus on tõsine probleem. Meie üks peamine eesmärk peab olema inimeste vaesusest välja aitamine. On ebamoraalne, ebaõiglane ja lihtsalt rumal korjata madalat palka teenivatelt inimestelt ühe käega tulumaksu ja seda teise käega toetustena tagasi maksta. Üks võimalus see olukord lõpetada on maksta madalat palka saavatele inimestele tagasi kogu või vähemalt osa tulumaksust, mida nad täna kehtiva seaduse alusel maksavad. Ja loomulikult tuleb seda teha nii, et säiliks motivatsioon teenida rohkem. Täiendav iga-aastane tulumaksu tagasimakse väikese sissetulekuga inimestele oleks meie proportsionaalse tulumaksusüsteemis
praktiline ja moraalne vaesust leevendav abinõu. Sest on ebaõiglane võtta inimestelt maksuraha selleks, et talle seda raha sotsiaalabina tagasi maksta. Sellise parempoolse ja hooliva sotsiaalpoliitilise meetme rakendas Ameerika Ühendriikides president Reagan ja seda on ka president Obama pidanud üheks otsuseks, mis on Ameerikas kõige enam inimesi vaesusest välja aidanud. Palju eestlasi elab ja töötab laias maailmas just majanduslikel põhjustel. Majanduse areng on keskne vastus sellele, et Eesti inimestel oleks tasuv töö Eestis. Mis on meie sõnum eestlastele üle maailma? Läinud nädalal kinnitas valitsus rahvuskaaslaste toetamise kava lähemateks aastateks. See on ennekõike keele- ja kultuurisideme põhine. Me vajame selle edasiarendusena maailmas eestlaste sideme pidamiseks, tagasipöördumise toetamiseks ja praktilise abi andmiseks eestluse toetuskava. Meie eestluse poliitika maailmas on ühene. Kõik, eranditult kõik laias maailmas elavad eestlased on alati koju tagasi oodatud. Eestlane saab olla igal pool laias maailmas. Ja Eesti riik peab eestluse hoidmist toetama. Konservatiivne poliitika vaatab ühiskonda ja inimest tasakaalus ja ühiselt tegutsevatena. Me ei taha vastandada vanu ega noori, eestlasi ega siin elavaid venelasi, linnainimesi ega maainimesi, eestlasi, kes elavad välismaal, ega neid, kes seovad oma tuleviku Eestiga. Meie oleme üks rahvas. Me tahame, et igaühel oleks võimalus ja vabadus ennast teostada, et raskuste korral oleks inimesel võimalus saada abi. Et iga oma elukäiguga indiviid tajuks enda eneseteostust ühe osana meie rahva eneseteostusest. Ja see ei ole mitte koormav kohustus olla osa Eesti rahvast, vaid rikkus. Me kõik, eranditult kõik oleme maailmas selle võrra rikkamad, et meil on oma rahvus, oma keel ja oma armastav isamaa. Ma kõnelen nüüd Euroopa Parlamendi valimistest, mis on meie kõige lähem poliitiline väljakutse. Märtsis kinnitame meie nimekirja erakonna volikogus. Eesti huvides on IRL-i kindel esindatus Euroopa Parlamendis, sest me kuulume mõjukaimasse poliitilisse ühendusse Euroopas. Ja me oleme seisukohal, et väikerahvad peavad Euroopa tuleviku küsimustes söakalt oma ideid esitama. IRL kavatseb seada meie hea aatekaaslase Läti endise peaministri Valdis Dombrovskise kandidatuuri Euroopa Komisjoni presidendi ametikohale üles. Ma tahan eraldi tunnustada Tunne Kelami tõsist tööd eestimeelse poliitika kaitsmisel Euroopa Parlamendis. Eilne Postimees näitas veenvalt, et Tunne on teinud kõigi Eesti saadikute võrdluses parimat tööd. Meie seisukoht Euroopa Parlamendi valimistel on selge. Me tahame Eesti huvides tugevat Euroopat. Me seisame selle eest, et meie inimesed saaksid Euroopa Liidu vabadusi ja võimalusi maksimaalselt kasutada. Kõigi teiste Euroopa Liidu kodanikega võrdsetel tingimustel töötada, õppida ja reisida. Oleme vastu püüetele Euroopa kodanike vaba liikumist valikuliselt piirata. Me seisame tugeva euro, rahandusliku stabiilsuse ning kodanikust hoolivate struktuursete reformide eest, sest kõik need abinõud tõhustavad Eesti konkurentsivõimet ning tõstavad meie inimeste elatustaset. Kuid Euroopa Parlamendi valimised on mõneti erilised valimised. Loomulikult oleme valmis pidama tõsist maailmavaatelist debatti Euroopa Liidu tuleviku ja ülesehituse kohta. Samas, eurovalimiste valimislubaduste esitamise võimalused on teistsugused kui rahvuslikel valimistel. Samuti on tegemist ühe valimisringkonnaga üle maa. Ja see annab minu hinnangul unikaalse võimaluse pidada poliitilist debatti väärtuste üle. Euroopa piirialade poliitika põhiküsimus on küsimus kuulumisest läände või itta. Ja see küsimus pole pelgalt julgeolekupoliitiline.
Ka riigisiseselt saab asju ajada kas euroopalikult või idastiilis. Kolmandat teed selle põhiküsimuse lahendamiseks pole. Saab olla kas üks või teine, mõlemad korraga aga mitte. Läände kuulumine välistab püsiva võimuvertikaali, korrumpeerunud valitsemise ja suukorvistatud kultuurieliidi ning tasalülitatud ajakirjanduse. Nii nagu kõik eeltoodu välistab läände kuulumise. Jõude, mis soovivad seda valikut kallutada mitmesuguselt. Ajalooliselt on Venemaa soovinud oma piiridel näha kindlalt läände kuuluvate ja suveräänsete riikide asemel Moskvast kontrollitavat puhvertsooni. Läänest eemale võib viia ka poliitikute isiklik saama või võimuiha, mis võimule tulles välistab demokraatia elujõulisuse ja sisuliselt varastab oma rahvalt läände kuulumise võimaluse. Ja sageli on need jõud omavahel põimunud. Kuigi kõige teravamalt on lääne ja ida vaheline valik viimastel nädalatel avaldunud Ukrainas, ei maksa arvata, nagu oleks Eesti jaoks see küsimus vähem tähtis. Tänaseks on meie seisund näiliselt kõige kindlam just välis- ja julgeolekupoliitikas. Kuid rõhutan, küsimus lääne ja ida valikust on oluline ka riigisiseselt. Piiramatut võimuiha, soovi avalikkust suukorvistada ja süstemaatilist korruptsiooni leidub muidugi kõikjal Euroopas. Kuid vaid piirialadel kujutab see erilist ohtu nende riikide läände kuulumisele. Sest siin on demokraatlikud traditsioonid hapramad ning väline mõjutaja on palju lähemal. Ja seda olulisem on, et valijad mõistaksid seda valikut, mis igakordselt valimistele minnes nendel ees seisab. Seega, Eesti tuleviku huvides on see, kui langetame neil valimistel valiku Eesti tulevikusuuna ja väärtuste, mitte klantsitud poliitiliste kaubamärkide vahele. Võtame 2 aastat kokku. 2 aastat tagasi teie eest seistes ja kandideerides IRL-i esimeheks andsin teile 7 lubadust. Kordan need üle. Me oleme usaldusväärne valitsuspartner. Me välistame valitsuskoostöö Savisaarega. Me ei tagane tööst vajalike reformide nimel. Me lähtume konservatiivse rahapoliitika põhimõtetest. Me väärtustame Eesti järgsat rolli Euroopa Liidus, töötame valimislubaduste täitmise nimel ja jääme avatud erakonnaks. Ma ei hakka kõnelema, kuidas olen hakkama saanud. Teie hindate minu tegusid. Ja nüüd kandideerin uuesti erakonna esimehe ametisse. Need 2 aastat on olnud minu jaoks ka õppimise aeg. Ja ma olen kõigile kaaslastele tänulik selle toetamise, õpetamise, nõuandmise eest. Minu praegune valimisprogramm on väga lihtne. Ma luban 3 asja. Verd, higi ja pisaraid. Kui toetate mind esimeheks, siis toetate seisukohta, et kogu erakond rakendatakse ühise meeskonnana ja kogu energiaga ühe eesmärgi teenistusse. Ja see eesmärk on meie aadete kaitsmine valimistel. Ma palun teilt toetust ja mõistmist, et nii teie ise kui valitud juhid erakonnas panustaksid rohkem. Ma palun teilt nõudlikkust, et meie meeskond hoiaks kokku ja teeks tingimusteta koostööd. Ma palun teilt valmisolekut Eesti rahvale meie seisukohti selgitada. Ma soovin, et ühiselt arendaksime erakonda selliselt, et see oleks huvitav organisatsioon, mis annab liikmetele nii teavet kui osalust, kuhu kuuluda ei ole igav, vaid kuhu me soovime kutsuda oma sõpru ja tuttavaid. Me soovime olla heas mõttes erakond, kuid peame olema seejuures kaasaegne rahvaerakond, ka koos kõigi tehnoloogiliste uuendustega. Sellega seoses olen ka mina läinud Facebooki. Ma tänan senise panuse eest meie noori, seeniore ja naisi, kõiki osakondi ja piirkondi. Ja ma rõhutan, et meis peituvad organisatsioonina suuremad anded ja võimed, kui me laseme välja paista ja kui me argipäevadel ise usume. Seda näitasid eelmised kohalikud valimised.
Ja me peame tegema otsustava pingutuse, mitte lihtsalt pingutuse, vaid otsustava pingutuse nii Euroopa Parlamendi kui Riigikogu valimistel. Lõpetuseks ja kokkuvõtteks tahan ma teile öelda 3 asja. Esiteks, IRL-i mõte on ajada Eesti asja. Me seisame euroopaliku Eesti eest, kus on vähem korruptsiooni, kus on parem elatustase, paremad koolid ja tugi meie peredele ja lastele. Me soovime, et Eesti oleks meile kõigile parim paik elamiseks maailmas. Ja me seisame vastu kõigile jõududele, kes soovivad piirata Eesti vabadust ja viia Eesti Euroopast eemale. Teiseks, meil on plaan, kuidas seda saavutada. Ja kolmandaks, me oleme erakond, mis on Eesti poliitikas muutunud viimase 2 aastaga palju tugevamaks. Seda näitasid veenvalt kohalikud valimised. Meil on üle Eesti palju häid inimesi ja me oleme tugev meeskond, kes teeb tööd, millel on tulemus. Ma kinnitan teile, et IRL on alanud poliitika-aastaks ja järgnevateks 2 valimisteks valmis. Sõbrad, kui me ajame koos Eesti asja, teeme seda ühiselt, ei saa meid mitte keegi ja mitte miski takistada. Jõudu meile, ilusat suurkogu, aitäh!